Head inimesed, me oleme praegu oma Pildiraadio bussiga kuskil Eestimaal täiesti tundmatus kohas, kus ma olen esimest korda. Hästi kena koht. Tere minu poolt ka, aga ma pean ütlema, et see on looduslikult kaunis vaade on meil avaneb bussi uksest igatahes. Jah, meil on uks lahti, sellepärast meie pilt on selline, nagu ta on. Lauri Liimand, tervitus. Sa oled vist esimest korda siin ruumis, on ju? Ja siis pastor Allan Lilleorg. Sina ei olegi pastor veel, on ju? Ma olen kiriku liige. Kõik on ees veel, et siis... Jah, me mõtlesime seda, et kuna meil on siin natukene aega, et siis räägiks, me oleme Allaniga mõnikord rääkinud reisijuttusid ja Allan on käinud siin erinevates kohtades. Ja igal pool on nagu omad, on ju sellised iseärasused, muljed, jah. Et täna me kuskil ajasime juttu, mõtlesime, et võiks nagu, kuidas see on? See on nüüd nagu Gruusia on ju, aga tal on veel mingi teine nimi. No, või kuidas see õige nimi on? Moodsas keeles öeldakse Georgia. Jah. Me oleme siis see Nõukogude inimesed on, kes on nagu harjunud ühe nimetusega. Just. Et see on nagu üleüldse huvitavat, kuidas need nimetused on, et vaata, meie ütleme Eestimaa, eks ole, aga lätlased ütlevad, tead, mis meie kohta? No? Igaunia. Ja Pärnu oli ju väga huvitavalt üldse on läti keeles. See on Pernava. Ja Pihkva nimetus mulle meeldib kõige rohkem, see on Pleskava. Läti keelest. Läti keeles. Et kuidas siis nagu õieti on, et ma arvan, lätlastel on lätlaste moodi, eestlastel on eestlaste moodi, et kas, ma ei teagi, võib-olla poliitkorrektne oleks vist Georgia öelda. Aga kuna me ei ole poliitiliselt korrektsed siin täna eriti. Selleks peaks olema nagu, on meetri etalon Pariisis, mida säilitatakse, eks ole, mis on nagu õige pikkus on. Kuna meil puudub hetkel siin poliitkorrektsuse etalon, siis me teeme oma tarkusest. Sest meie põlvkonna inimesed teavad nagu paremini seda nimetust, on ju? Gruusia? Jah. Minu jaoks, kui ma seda esimest korda kuulsin, kuidagi nagu ei ole nagu, ei ole harjunud. Aga vahet pole. Veel kui, et kas on vaata Riia või Riiga, eks ole? Nii. Me ütleme Riia, eks ole? Jah. Aga tuleks öelda vist Riiga või? No see selleks, eks ole, et see nimetuse juures. Jah. Aga sina, Allan, käisid alles hiljuti seal ja sina oled ka seal käinud? Jah, olen turistina korra käinud küll. Nii, mina ei ole vist sinna... Aga võib-olla kunagi ma olen sealt mingi kuskilt kohalt läbi sõitnud, sest kuna ma teenisin Sotsis, siis võib-olla see oli seal suht lähedal, on ju? No see on natuke allpool Sotsist. Jah. No vot, aga praegu on nagu selline huvitav aeg, et meile räägitakse, kui sa vaatad meie uudiseid, on ju, siis räägitakse nagu ühte, kui sa vaatad nagu teisi, ütleme alternatiivseid uudiseid, mida me tavaliselt ikka vaatame, on ju. Et olla kursis, mis on tegelikult toimub. Et siis on jälle teine jutt. Aga sina näitasid siin enne ühte huvitavat pilti, mis nagu iseloomustab väga hästi Gruusiat üldse, nõukogudeaegset Gruusiat näiteks. Jah, et oli selline huvitav kogemus, et käisime seal turismireisil ja Tbilisis on mäe otsas on olemas selline tohutu suur nagu monument, kus on, ma ei oska seda kõrgust hinnata, aga võib-olla paarkümmend meetrit, juba rohkem kõrge bareljeefe täis selline ehitis ja kõik need küljed siis kirjeldavad sündmusi, aga pigem on sealt näha, et nende, kui sa neid bareljeefe vaatad, et seal on erinevaid siis ajaloost pilte ja aegu, aga silma jääb tugevalt see, et seal just nagu öeldi, et see monument jäi pooleli nii-öelda 85. aastal, et raha sai otsa ja kui sa neid vaatad, siis nagu meil, kes me oleme Nõukogude ajal elanud, et nende, nagu minule nagu isiklikult oli see nagu šokk või
et kui sa vaatad, et neid monumendi, siis mis seal peal on? Et seal ei ole ühtkit sellist, ei ole seal viisnurka, sirpi vasarat ei ole lennukit ja lendurit või töölist ei ole. Et seal on niisuguse kristliku taustaga, risti peal, pühakud, kuningad, kõik nende ajaloost nagu hoopis nagu selline tunne, nagu et Gruusia siis, kui ta seda monumenti tegi Nõukogude ajal, et ta oli nagu täiesti, nemad elasid nagu omas maailmas või nad tegid nagu, mis nendele sobis, ja täiesti nagu selle Nõukogude Liidu sellisest punasest ja propagandistlikust tundus, et oli see puutumata, vähemalt selline mulje jäi seal. Ja see kultuurikiht on nagu niivõrd nagu teistsugune, see on nagu kristlik. Mul on siin üks video, ma ei tea, kas ma seda saan näidata. Pane siia. Kuhugi, siin on mul... Kaamera ette siia näiteks. Nii, ma panen selle käima. Kus see kaamera siin täpselt näitab? No, seal on pastor Padri ja taga on siis Niina Rist. Ja Это было третье столетие. Это было 300 какой-то год. Четвертое столетие. Ja ta räägib siin sellest ristist, Nii. mis on siis nagu Gruusias selline sümboliks, selline natukene kõverdatud rist, Niina Rist. Ja ta rääkis siis sellest, kuidas grupp nagu missionääre Kapadookias, praeguses Türgi alast, tuli Gruusiasse ja lõpuks siis üks tütarlaps sellest grupist ainukesena jõudis kohale ja ta kuulutas evangeeliumi, kuninganna sai kristlaseks, läbi kuninganna sai kuningas. Ja see juhtus 4. sajandil. Aastal 300 millegiga. Et kui me mõtleme, mis juhtus Eestis aastal 300 millegiga, siis me väga palju nagu ei teagi, mis siin juhtus. Et meie sündmused nagu hakkavad, kui tuli Lätist Henrik, eks ole, ja hakkas kirjutama, aga see on 14. sajand. Tähendab, vahepeal on olnud 1000 aastat, kus on grusiinid arenenud kristlikus maailmas. Ja kui me mõtleme, et mis on nagu Gruusia ümber, millised naabrid, et meil on, ma teame, täna on see nagu Läti teema, meil on nagu lätlastega hästi läinud. Et noh, lätlased on nagu natuke nagu eestlasedki, liiviveri on seal sees, eks ole, aga Gruusial ei ole mitte päris nii hästi, et seal naabrid on tšerkessid olnud, tšetšeenid olnud, tagestanlased olnud, türklased, eks ole, selline natuke teistmoodi vaimsuse ja meelsusega rahvad, kus sul peab olema väga nagu selge oma identiteet, nagu sa tead, kes sa oled, et sa võiksid üldse püsima jääda kui rahvus. Et täna ma arvan, vaata, meie Eestis nagu otsime mingit Nokiat. No, enam isegi ei otsita ka, vist on nagu juba loobutud sellest, et aga kogu aeg oli nagu mingi Nokia jutt. Oli ju niimoodi, eks ole, et tuleb leida oma Nokia. Et aga meil on Jumala sõna, mis on nagu tegelikult ongi meie Nokia, mille alusel me võime jääda püsima kui rahvas, eks ole. Leida oma identiteedi, et keset sellist, ka nagu Lauri räägib, et Nõukogude sellist, kohe tuleb helge tulevik, eks ole, et kosmoselaevad lendavad ja kuukulgurid sõidavad, eks ole, meil kõigil lapsepõlves oli kuukulgur, ma ei tea, oli selline mänguasi, mäletad, eks ole. Et kuidas sa siis ei tee mälestusmärgil sellist asja, aga nad ei tehtud, eks ole. Et siis midagi seal sees oli midagi palju sügavamat, et mida nagu kõrvalt vaadates nagu igatseks, et meie rahval võiks ka olla selline juur. Nii. Nendel on siis suurem juurikas kui meil. No tundub, et ligi 1000 aastat rohkem, kui mitte veel rohkem, eks ole. Ja praegu, ütleme, kui sa praegu, kui sa lähed praegu Gruusiasse, on ju, siis sõid seal midagi kinkeleid või kuidas neid nimetatakse. Kinkaalid, jah, sellised suured pelmeenid, eks ole. Jah. Jah, et toit on nagu omaette asi, eks ole, et Kaukaasia on nagu natuke teises kliimas, et seal kõik nagu kasvab ja me käisime ühel pühapäeva õhtul peale teenistust, hästi palav olin Batumis ja Kutaisis ja läksime siis, pastor Padri ütles, et meri ei ole üldse midagi, et jõgi on see, kus tuleb ujuda. Ja siis ma nagu juba kartsin, et ma olen neid mägijõgesid näinud, et see on ju kiire vool ja
rohkem kui värske, eks ole, aga siis seal oli niisugune koht, kus natuke nagu vool oli tasasem ja see vesi oli ikkagi täiesti talutavalt soe. Aga mind nagu üllatas, et seal jõe kaldal kasvasid granaatõunapuud. Need just õitsesid parasjagu, et kui sa nagu mõtled, siis see on nagu niisugune niivõrd nagu niisugune viljakus või vaata, piibel räägib palju granaatõunapust, eks ole, isegi nagu templis olid kujunduselemendid granaatõunapust, see on selline nagu midagi sellise nagu igavikkuse meeldiva nagu osa, eks ole, et kui sul ei kasva mitte toomingad, eks ole, metsas, vaid kasvavad granaatõunapud, siis see nagu räägib selle maa nagu, selle maast nagu rohkem, kui võib-olla isegi oskaks ise sõnades väljendada. Et mul on siin mingi video, kui siin keegi näeb, need on siin õitsvad punase õiega granaatõunapuud kõik. Et meie kliimas jääb ainult üle loota, et võib-olla tõesti kliima soojeneb ja ühel päeval meil on ka siis niimoodi. Ai, me võitleme selle vastu. Me oleme teinud kõik oma parima, et see CO2 ei tohi olla. Et toomingas jääks ja granaatõunapuu ei tuleks, et siis... Jah, no vot, selline on. Aga Gruusias praegu, ütleme, kui me praegu vaatame seda, neid sündmusi, mis on Gruusias olnud, siis on väga vastuolulised asjad. Et kuidas te näete seda asja nagu praegu, et seal olid valimised, eks ole, ja... Valimised olid sügisel, eks ole, Lauri Salmis sel ajal, valimiste ajal. Käisid ka valimas, andsid oma hääle progressi jaoks. Ei häält ei olnud, mina nägin seal suuri kontserdipeeti ja rahvakogunemisi nägin ja siis, jah, seal ringi sõites nägin, et seal oli näiteks hiinlased ehitasid tunnelit ja kuskil ja siis mul tundus ka, et ei tea, kas see, et seal on väga nagu et kas see on ohtlik neile, nende riigile või ei ole, kui nad teevad koostööd, aga ei. Ma ei oska niimoodi hinnata, ega see turistina vaatad sealt peale aga jah, et inimesed seal, propaganda seal käis oma vaadete eest selles suunas, et iga partei ajas seal oma asja Aga see ei kõlanud nagu taustal, et vältida rahvarohkeid kogunemiskohti ja ei, seal jah, mingi selline nagu vastuolu oli uudistega küll, et Eestis öeldi, et on väga suur konflikt õhus ja nagu, et kohe läheb seal verevalamiseks aga koha peal oli rahulik, inimesed nagu olid sõbralikud ja ma neid vastaspooli ei näinud. Et seda, kindlasti seal on erinevad parteid, erinevad seisukohad, loomulikult ma olen nõus, aga nagu ma seda konflikti, mis Eesti meedia kajastas, ma ei näinud seal. Inimesed on pigem rahulikud, sõbralikud sellised, kuna ma keelt ei mõista, siis ma nagu, aga konflikti ma ei näinud seal küll, koha peal. Rahva vahel, oma vahel. Ja, mina küsisin mitmete inimeste käest, et ma ka olin vähemalt Eesti meedia pealkirjasid näinud, eks ole, ja meil on üks minister käis seal kuidagi kuskil sõna võtmas ka midagi, aga nemad nagu küll, nad ei olnud nagu vaimustusest valitsevast olevast siis nendest jõududest, kes siis võitsid parlamendi valimised. Ja ütlesid, et nad on jalgpallur, ei oska üldse midagi ja kes sai presidendiks. Et kõik see on nagu pigem selline Moskva-poolne tellimus. Ja pigem ma nägin nagu sellist meelsust nende inimestega, kellega mina suhtlesin, et nad ei tahaks ei ühte ega teist. Nii? Ei Moskvat ega Brüsselit. Jah. Aga tahaksid samal ajal olla Euroopas. Sa ei saa nii. Võib-olla on võimalus vabal Euroopal. Võib-olla neil on suurem usk vabasse Euroopasse kui meil. Ma olen aru saanud nii, et ütleme see, kes praegu võitis on ju, nende programm oli ikka see, et võiks nagu iseseisvalt liikuda edasi. Teine programm oli, mina sain nii aru, et see endine president ja kes seal on, ütleme, liberaalsed jõud, nemad tahtsid nagu Gruusiat sõtta ajada venelastega.
mina olen nii aru saanud. Mõned asjad nagu Eesti poolt tunduvad, et sul on väga selge, et saad aru, kui oled koha peal, siis lõpuks on ei saa aru, jah. Ja on see maailm nagu sellepärast ma tahtsingi on nagu mitmepalgelisem ja kirevam, et nad ei olnud vaimustuses eelmisest presidendist, noh, sellest naisterahvast, kes oli Prantsuse kodakondsusega, aga Gruusia kodakondsusega, ega ei olnud vaimustuses praegusest presidendist. aga ometi praegune võitis ikkagi. Ma ei oska öelda, ma ei tea, kas neil on ka eesrindlik valimiste kogemus või mitte, aga küll väga... Eesrindlik valimiste kogemus on ainult Eestil ja Venemaal. Ja Hugo Chavezil oli. Jah. Süsteemi autoril. Aga küll väga positiivselt kõik need inimesed, kellega mina rääkisin, nad meenutasid Saakasvilit. Jah. Kes tänaseni istub vangis. Vot see on nüüd mulle nüüd... Mis mees ta üldse oli siis? Võib-olla nagu meil siit kaugelt Põhjamaalt on raske anda hinnanguid, olemata selle sees, et kui täna küsitakse, kui keegi küsiks, et aga mis te, no tähendab, üks pilt on näiteks ukrainlastel meie endises peaministrist. Näiteks. Ja see on väga, nagu nad on vaimustatud, et voi kui tubli ja tore. Teissugune pilt on, kui sa küsid Viru rannakülast, et mis sa arvad temast, või küsime Nursipalu elanikelt, või, eks ole, või isegi saarlaselt. Näiteks. Ja. Ma arvan, et see läheb kardinaalselt lahku arvamusega, mis tuleb Ukraina poolt. Et eks see tõde on, ma arvan, ikkagi nende inimestele, kes koha peal elavad. Neil on nagu õigus nagu arvata ja sest see on nende maa ja et mina nägin neid muutusi, kui enne Saakasvilit Gruusia ja pärast Saakasvilit Gruusia. Ja see oli kardinaalne muutus. See oli kardinaalne muutus. Sest ma mäletan seda aega, kui ma esimest korda sattusin Tbilisisse, siis sa, Lauri, kui olid, kas vesi oli hotellis, oli linnas? Elekter oli. Aga selle ajal, siis aastaid tagasi enne Saakasvilit, elektrit anti paariks tunniks päevas. Ja kui ma läksin sinna, siis ma ei saanud aru, miks vann peab vett täis olema. Vann oli vett täis sellepärast, et vett anti ka siis, kui elektrit anti. Aha. Aga tavaliselt sa tahad vett kasutada nagu sõltumata sellest, kas elektrit on või mitte. Ja see muutus, et kui Saakasvili tuli, et siis miilitsa, ta lasi ju lahti kõik miilitsad. Kogu selle politseisüsteemi ta ju vallandas kõik. Ja võeti uued inimesed ja selle nagu sümboliks oli see, et sinna teele tuli siis selline klaaspaviljon, et see kõik oli nagu nähtav, et ei olnud tagatuba, kus kedagi peksti või kuskilt ümbrikus mingid asjad liikusid, eks ole, et selline nagu avatus ühiskonna suhtes. Ja see nagu palju nagu muutusi, palju programme ja arenguid, et kindlasti oli ma olen kuulnud ka igasuguseid muid trikke, mis ta tegi ja mis ei ole võib-olla kõige nagu eetilisemad, aga täna siis on ta vangis, eks ole, ja seda lõppu ei oska keegi täpselt öelda. Huvitav, midagi seal pidi juhtuma siis on ju. Kas tuli uus võim või mis värk oli? Eks on erinevad huvigrupid ja erinevad huvid ja ristuvad ja eks inimesed on isiklikud ambitsioonid ja raske on siit nagu seda pilti lõpuni joonistada. Aga kui sa nüüd näiteks nagu Eestiga võrdled üldse seda heaolu värki seal ja näiteks, et Telite, ma vaatasin sinu pilte, seal on ju, sa olid pealinnas. Ei, seekord Lauri oli pealinnas. Kuidas sulle tundus pealinn? Ilus oli ja inimesed olid kenad ja ei kena mulje sellest. Ja hinnad? Hinnad ka pigem soodsad. Kas seal on... Oma raha? Laari, neil on oma raha. Oma raha. Aga Euroopa Liidus nad on? Ei nad tahaksid saada ilmselt Euroopa Liitu. Aga neil on viisavabadus täna. Nii? Aga nüüd vist kõik ametnikud ei saa tulla või ma ei tea, kuidas need asjad on lõpetatud, et siin mingid sanktsioone meie omad tahtsid. Gruusiale panna? Või Gruusia ametnikele või... et valesti valisid on ju? No midagi sellist, jah. See on tüüpiline. Ei tohi valesti valida, on ju? Ega meil ka ei tohi valesti valida. Me täidame täpselt partei juhisid. Just. Et meie kästi käiksime, kaua elaksime, nii, et neil on ikka oma raha. Neil on oma raha.
ja ma ei olnud eelnevalt käinud Batumis, seekord ma käisin Batumis ja Kutaisis. Olin käinud Tbilisis ja sealkandis ja Kaheetias korduvalt ja see pealinn oli tol ajal väga tore, maapiirkonnad olid sellised natuke teistmoodi. Ma ei olnud nagu sellist vaesust mitte kuskil näinud, kui seal nendes mägikülades Kaheetial vastu Aserbaidžaani piiri just, kus inimesed elasidki betoonpõrandaga toas, raudvoodi ja öökapp ja kõik. Ja kui sul aastad ei ole nagu tööd olnud, eks ole, sest no, seal ju kasvab kõik puuviljad, kõik asi, aga kui sul turgu ei ole, kuhu seda kõike head müüa. Eks sul naabritel on kõik see nagu nii olemas ja siis noh, eks see inimestes on sellist natukene nagu frustratsiooni tekitanud, paljud noored on läinud ka välismaale tööd otsima tööle, et selline nagu vaesus on oma jälje jätnud, aga Batumi oli nagu ta jällegi teisest maailmast, teisest loomisest, et ma ei ole kuskil läinud sellist, noh, meil on nagu Jurmala võiks olla selline nagu kuurortlinn, aga Jurmala tundub selle kõrval selline kahvatu paroodia, mis oli Batumis, et Türgi on sinna palju panustanud ja teised piirkonnad. Aga pealinn, kuidas see tundus? Jah, mul on ikka pinna peal turistivaade, et see oli ilus ja nii nagu ikka Lõunamaa linnad, et mõne nuka taga natuke tagasveidikuma. No vot, selline, sa oled seal mitu korda käinud juba on ju? Ma arvan, kas 6 korda oli see järsku. Jah. Tähendab, seal kuidas seal Gruusias nagu see vaimulik elu või värk tundub? Ma mäletan kunagi, kas oli mingid aastaid tagasi, kas see oli Gruusias, kui õigeusu kirik seal möllas ja seal neil olid nagu tõsised probleemid õigeusu kiriku teatud preestritega, kes siis arvasid, et kõik, neil on ainukene õigus maale tuua siis ja ma mäletan, kuidas siis piibliühingu uks keevitati kinni ja kõik inimesed, eks seal on nagu rauduksed on seal moes, meil on nagu teistmoodi, et siis nad keevitasid raudukse kinni ja aknad on ka trellitatud, eks ole, siis sa oledki seal ja kuidas siis, ma ei mäleta selle preestri nime, kuidas nad said siis kuskilt kätte kõik piiblid, mis olid trükitud, siis nad põletasid neid piibleid ja lugesid selle samal ajal meie isa palvet, et see sektantidele ära teha. Aga piibel oli ju sisuliselt ikka sama ju. No jaa, aga kes siis selle trükkinud on, eks ole. Vot see. Eks ole, et meil on ju ka, siin on uue maailmakorra tõlge. Oled sa näinud seda? Ei ole? Ei ole näinud. Lauri ka ei ole näinud. See on Jehoova-tunnistajate piibel, kus on tõlgitud, eks ole, kõik õieti, nii nagu peaks nende õpetuse kohaselt olema. Eks neil oli samasugune süüdistus siis tõenäoliselt piibliseltsi trükitud piiblile ja ma tean tuttava pastori koguduses aastaid tagasi, siis neil käib teenistus ja ta ütles, et tänu Jumalale, et meil oli vähe inimesi sel päeval teenistusel. Ja ütles, et tänu Jumalale, et need poisid, keda ta teadis, kes relva kandsid, neid üldse ei olnud sel päeval kirikus. Et teenistuse ajal siis korraga läks uks lahti ja kellukesed helisesid ja siis see sama preester, kes oli selline võitlev, mitte ateist, aga või usuvõitleja ja tuli sisse löögimeestega ja nad hakkasid kõike järjest peksma. Ja purustati instrumendid ja mitmed selliseid asju nagu tehti, et õnneks nagu ei läinud selliseks relvastatud konfliktiks teenistuse ajal. Aga kui Saakasvili tuli võimule, siis kõik need asjad lõppesid ja seda preester mõisteti isegi vangi nende asjade eest. Et täna on see asi ikkagi selles mõttes nagu muutunud ja on nagu muidugi valdavalt on Gruusia õigeusu kirik, millel on ajalooline juur ja traditsioon, eks ole, aga samas kohaliku pastor ütles, et neil juhtus see sama asi, mis meil 90-ndatel, et esipartorgidest said esikiriku liikmed. Et värv muutus, sisu ei muutunud. Et siis, ja sellega seoses oli neil palju selliseid probleeme. Lauri, sinul ei ole siis nagu vaimuliku värgiga seal tegemist? Ei, ma ebakompetentne selle vahet, jah. Sa pole Gruusias kirikutes käinud? Sünagoogi hoovis käisin, et.
sellega piiras. nii, Sünagoogiga oli ka ju huvitav lugu see, et nad arvavad, et üks suguharu Iisraeli rahval läks kaduma, elaski Gruusias, eks ole, ja väga palju Gruusia juute ju rändaski juba esimese sellise väljarande ajaga 70-ndate keskpaigas juba Iisraelisse. nii. Aga praegu ütleme, kuidas seal nagu selliste kogudustega lugu on, noh, nagu meie oleme harjunud, ütleme, vabakogudused. Sa käisid seal kuskil, on ju, oli mingi värk seal? Ei, on terve rida kogudusi erinevaid, on, eks ole, on baptisti kirik, mis omal ajal jagunes 2. Siis oli kiriku juht, kes käis õppimas siis läänelikke väärtusi ja tulles sealt tagasi Inglismaalt, ta tõi siis kaasa uuendatud jumalateenistuse korra, nii et nad võtsidki baptisti kirikusse rüüd ja küünlad ja ikoonid ja osa siis olid väga vabakiriklikud ja keeldusid seda osa vastu võtmaks. Ja siis see baptisti kirik nagu laguneski nagu 2. Huvitav, kas Inglismaal on sellist liikumist? No Anglikani kiriku mõjudest ja niimoodi. Ja siis ja on teisi, on elusõna kogudused, on karismaatilised kogudused. Et ja vaata, seal on nagu omapära oli see, et kuna õigeusu kirikus ei kasutata instrumente ja Gruusia meeste laul on, eks ole, selline 6 meest 8 häälel, et see on omaette selline kogemus, et kui sa kuulad, siis tavaliselt on, kui on meil nagu vaimu liikumine, siis sa tunned, kuidas judinad käivad siis, aga kui need mehed hakkavad laulma niimoodi täiel sellisel häälel, eks ole, ja siis see on midagi väga, väga erakordselt, see väga nagu puudutab. Nii jõuliselt kui hingeliselt, et vahest ka vaimulikult, aga nad ei kasutanud pikka aega kirikutes ka instrumente. Ja see selline õigeusu just, jah. Nagu traditsioonist lähtuvalt ja siis ma mäletan, baptisti kirikus see oli veel 15 aastat tagasi, see oli nagu revolutsioon, et süntesaator oli tekkinud. Et meil kuidagi on olnud protestantismist lähtuvalt on nagu pillid olnud nagu kogu aeg koguduses ja on olnud ei olegi kogu aeg olnud, vaata siin Eestis on samamoodi olnud ju tegelikult teatud liikumised on ju, priilastel ei olnud ka, oli ainult rahvas laulis ja kogu lugu. No võib-olla see on ka siis kuidagi Gruusia mõju on ju algkoguduse mõju. Ja see ei ole mitte kaua aega tagasi olnud, on siin ärkamist ajal olnudki nii, aga siis baptistid tulid pillidega. Mandoliiniga tulid. Mandoliiniga ja jah, mis iganes. Ja näed, võtsidki üle. Ja no, kui üldse muusikainstrumentist rääkides, see on nagu huvitav, et vaata, kui sa loed piiblit, siis on ju mõned instrumendid väga selgelt kirjeldatud. Psalmide raamatut, kui sa loed, siis seal on ju, eks ole, öeldakse väga selgelt, et löö käsi kokku, eks ole, löö trummi, pasun on nagu lubatud olnud, eks ole, aga trummide vastu oli, ma mäletan see sõja järellainetus nagu jätkulahinguid veel, et see oli ikkagi nagu väga tabu, eks ole, et ja millegipärast orel, mis on nagu väga püha instrument meie arusaamises, on olnud ju Paabelis hoopis ebajumala teenistuse instrument. Vabandust, ei oleks tohtinud vist tõde välja öelda. Sel ajal polnudki oreleid seal või? No selle eelkäijad. Eelkäija on Karmoška orelil, keerad teistpidi ja ongi orel. Elon Musk oli ka Ivan Turachok, eks ole, kes sõitis ahjuga, aga no jah, vaata, kuidas on asjad muutunud, on ju, ütleme see kultuuriline värk, mis see muutubki. Jah, aga vaata, see on huvitav, et kuidas üks rahvas, nad on kõrvuti armeenlased ja grusiinid, et nad on säilitanud ikkagi oma sellise kristliku nagu identiteedi. Et see on nagu ikkagi muljet avaldav, see, mis Lauri rääkis, et see sama monument, mis on tehakse sügaval, eks ole, kommunismi ajastul, teises ajastus, aga ta on selgelt nagu oma juurtele põhinev. Et meil on nagu, see kiht on nagu palju õhem ja me oleme nagu liiga lihtsasti loobumas oma juurtest, et meil on nüüd siis 500 aastat
me tähistame eestikeelsete kirjasõna. 500 aastat, et see esimene eesti keeles kirjutatud tekst ei ole säilinud tänu Lübecki raele, kes kartsid seda teksti nii hirmsasti, vaata kuidas on kirjutatud sõnas vägi ja panid selle tünni põlema, et see ei jõuaks meieni, see oli lätikeelsed tekstid ka. Et aga see on teada, otsus on teada fikseeritud, et see pandi põlema. Ja kõik see aga neil on 1000 aastat. Ja meil ei ole isegi see 500 aasta ei ole säilinud seda, eks ole, et vaata, kuidas see on nagu puuaastarõngad. Eks ole, mida rohkem nagu aastarõngad, isegi mida väiksemalt, seda tihedam on see puit, eks ole, seda nagu kõvem on see konstruktsioon, milles see puit tehakse, eks ole, et see puit võib kasvada kiiresti, aga see on pehme. Aga kui tal on saanud suve ja talve, siis ta on muutunud nagu selliseks tihkeks. See on nagu see kvaliteet, ehitusmaterjal, eks ole. Et see on nagu, see kristlus on nagu jätnud oma jälje sinna piirkonda nendesse kahesse rahvasse. Nii armeenlased, ja Armeenia kui eks ole? Jah. Ja mõlemad ei ole eriti suured rahvad ju. Palju Gruusias on? Mitu miljonit? Ma ei tea, võib-olla 5 või 6. Enamus Grusiina on ka väljaspool Gruusiat, nagu armeenlasigi, eks ole. Välja rännanud? Jah, ja no ka ajalooliselt, Lenin andis suure osa Gruusiast Türgile 20. aastatel. Ja seal on nagu muid probleeme. Meie nagu saime mingi tüki, eks ole, neile anti. Nii? Meie saime? No, ma arvan, et eestlastena me saame tunnistada Eesti Vabariigi piire ainult vastavalt Tartu rahulepingule. Ja. Või saarlasena sa ei taha Petserit tagasi saada? Mina? Jah. Kes ütles, et ma ei taha? Vot, siis tuleb see, aga see on see, aga neilt anti suur osa maad ära. No vot. Jah, aga kindlasti on, ütleme, sellistest väikeste, tegelikult igalt poolt on ju rahvast palju välja rännanud, on ju. Peale Nõukogude võimu, kui läksid uksed lahti, siis läks väga palju. Armeenlastel muidugi nad põgenesid juba enne seal, enne Türgi seda suurt, mis neil seal oli. Genotsiid. Jah, et paljud, kes uskusid, on ju. Ja, no see on omaette teema. See on omaette teema, sellest ma saan aru, järgmine nädal vist sul on võimalus teha ülekandeid täis evangeelsete ärimeeste kokku saamisest. Sellel nädala lõpus juba. Jah, kus see Demos Šakariani liikumine on siis, mis on sellest väljarändamisest tulnud, aga vaata, kõiki neid väikeseid rahvaid, et nad ära ei kao, siis neil peab olema midagi, mis nagu ühendab. Et nii nagu ka Iisraeli rahvast, eks ole, juudi rahvast, et nad on ju ilma maata oli 2000 aastat. Ja ometi rahvas, kui säilis. Miks ta säilis? Sest oli see, mis ühendas, oli usk. Usk Jumalasse, kõige väelisesse, eks ole. Et see nagu lõpuks andis neile võimaluse saada tagasi oma kodumaa, eks ole, ja taas olla kui rahvaste seas. Et väikeste rahvastena nagu eriti meil on nagu tarvis klammerduda millegi külge, mis on suurem kui meie ise. Et jääda üldse püsima. Ja see annab meile meie nagu sellise identiteedi ja omapära ja loomuse ja kõik. Et nagu Gruusias nad ei nagu... Kas luterlust ka seal oli või? Mitte väga. Mitte väga. Meie kohta öeldakse, et me oleme luterlik maa. Võib-olla me võiks öelda, et me olime luterlik maa. Olime, jah. Või kuidas? Et täna, nagu öeldakse, me oleme sekulariseerunud või ilmalikustunud maa. Et me oleme ka siin bussis istume, et meil on üks tähtpäev. Enamus inimesi Eestimaal nimetab seda jaanipäevaks, aga see tuleb ju tegelikult Risti ja Johannesest, eks ole, et see on see valguse võit pimeduse üle, eks ole. Ja. Et seda juurt me nagu oleme unustanud, ja ma nagu mõtlesingi, et vaata, et see raamatu aasta, mis on see 500 aastat nüüd, et teate, kus oli Eestis esimene raamatukogu? No, ütle. Oleviste kirikus. Oleviste kirikus. See oli natukene, alla 100 aastas peale seda, kui esimene raamat oli trükitud eesti keeles, eks ole, kirikus oli raamatukogu. Eks ole, kirikust tuli kõik ju kool, eks ole, see oli ju,
kogudus andis ju haridust, eks ole, et ja täna me nagu pelgame seda vaimulikku juurt. Et kui meil on olnud valitsejad, kes ütlevad, et ma ei ole nõus, et meil on minu ametisse seadmisel on jumala teenistus, ma lähen parem jalutan mere ääres, siis need inimesed minu meelest on nagu rahvuse vaenlased. Nad hävitavad meie juurt, võttes meilt minevikku ja võttes meilt tulevikku. Ja siis meile jääbki, mis meile jääb? Midagi ei jää. Meil ikka jääb, Kannel ja Pastlad oli vist. Seda lubas üks tänastest valitsejatest lubas, et meile Kandla ja Pastla jätta. Ainult, piisab sellest teile. Kuidagi nagu vähe on, et tahaks veel midagi, aga... Jah, no võt. Nii et sellised lood siis on, ma lihtsalt tahtsin natukene uurida sellest Gruusiast, eks ole, et sina just tulid seal ja sina oled seal käinud. Mina ei olegi nagu sattunud sinna. Ma tahaks kasutada... Aga uudistes ta on. Ma tahaks kasutada nagu võimalust olla otse eetris. Et kõik teie Pildiraadio vaatajad, et lihtsalt sirutage usus oma käsi ja avaga oma rahakotid, et Valter saaks ühel päeval olla Gruusias. Ja tuua meile otse eetris sündmusi, mis juhtuvad Gruusias. Sest ma arvan, see on viimane aeg minna Gruusiasse. On või? Jaa, sest Jeesus on tagasi tulemas, sellepärast. Sellepärast tuleb kiirustada. Ja teate, see Gruusia on nagu selline, see on, minu abikaasa tahtis nii väga minna Iisraelisse. Mina üldse ei tahtnud Iisraelisse minna, sest ma arvasin, et aud on tühi, mis ma sinna lähen. Aga, ja siis ta niimoodi käis ja rääkis ja lõpuks me olime Iisraelis. Aga me olime käinud enne seda Gruusias. Kui ta käis Iisraelis, ta ütles, aga Gruusia on palju ilusam. Ja grusiinid ise räägivad, et kuidagi see lugu, kuidas nad selle maa said. Et kui ma nüüd õieti kõike seda lugu mäletan, et Jumal jagas kõikidele rahvastele maa, eks ole, ja grusiinid olid natuke veidi joonud ja jäid hiljaks ja siis lõpuks tulid ja kõik maad olid otsas ja siis Jumal nagu halastas ja oli vale meel grusiinides, andis selle maa, mida ta tahtis endale jätta. Andis neile. Et see on nagu nende jutud, eks ole, et nagu armeelased räägivad, nad olid kristlased enne, kui Kristus tuli juba, eks ole, et kuna Noa juba oli seal, aga see on nagu, saad aru, see on midagi sellist, need mäed ja orud, see on nagu nende inimeste nagu sees, see loodus, aga see samal ajal ka selline nagu jumala kartus või, et see nagu nali, mida ma kuulsin ühel reisil Gruusiasse, et kui grusiin läheb mööda kirikust, ta lööb risti ette ja siis Mägikülast isa õpetab poega, et iga rist, et apteekil on ka seal rist, eks ole, et siis iga apteegi juures ei pea risti ette lööma, et aga selline kartus, nagu jumala kartus või selline nagu see võib-olla ei väljenda alati religioossuses, aga nagu respekt kõige kõrgema ees või. Et ma mõtlen, et ka seal Kaheetias, kus nad teevad seda veini ja seal nagu siis, see ei ole ju lihtsalt, et nagu meil vanasti oli, et on poe taga lastakse sellest 2-liitrisest sellest pudelist ringi, et see käib nagu koos söömise ja toostidega ja toostid on nagu sellised minijutlused, eks ole, et kõigepealt kõige kõrgema terviseks, eks ole, kui palju meil nagu Eesti inimene mõtleb... Kõige kõrgema terviseks? Või tema nagu, mitte, võib-olla minu eesti keele tõlge oli selline puudulik, aga et nagu kõige kõrgemat, nagu me veatakse meeles, eks ole, või ta on nagu olemas, eks ole, ta on nagu selles maailma pildis nagu sees. See on osa sellest nagu elust või kuidagi ta, et ja siis kõik muu, mis sinna järgi tuleb, eks ole, aga et see Gruusia kirik, see õigeusu kirik, et ta on ju lihtne. Selline, ilma liigse sära ja kullata, aga ta kuidagi, ta on seal mäe otsas kuskil ja kuskil tead, ta on nagu olemas igal pool või selline, et ta on nagu osa sellest identiteedist. No võt, ja siis, kui tuleb üks vaba kirik sinna, siis natukene keeruline on ju. Jaa, aga eks vaata, ega meie, vaata,
sisu on, mis loeb. jah, Et kui läheme tagasi nüüd siis sellesse aega, kus me üles kasvasime, siis piim kõigepealt tuli, eks ole, vanaema lüpsis laudast, eks ole. Aga siis järgmisena ta oli klaas pudelis, pooleliitrises või liitrises. Ja see taara kaalus rohkem kui see piima sisu, eks ole. Ja siis, kui juba oli nagu väga moderne, siis ta oli sellises kolmnurkses pakis. mäletame. Tavaliselt ta lekkis, eks ole, aga ta oli selles pakis. Ja täna ei ole ei üht ega teist vormi. Aga mulle tundub, et see sisu on ikkagi säilinud. Et see vabakiriku puhul on ka, me oleme selle sisu, mitte vormikandjad. Et täna me elame sellises maailmas, eks ole, näed, me oleme siin istume bussis ja võib-olla inimesed isegi Austraaliast vaatavad, mine sa tea, eks ole. Et noh, kui sa oleksid rääkinud sellest 50 aastat tagasi, siis ma kardan, et üks teistsugune buss oleks sulle järgi tulnud. Jah, 50 aastat tagasi võib-olla küll, jah. Et mina ei saa tänaseni aru, et mul on see vidin siin käes, et kuidas ma selle vidinaga saan nagu helistada. Traati ei ole ju. Ma ei oska seletada, kuidas see asi toimib. Seal ei ole midagi keerulist. No võt. Ma võin sulle loengu pidada sellest. Aga okei. Aga vaata, eks ole, vormid on nagu muutunud, aga sisu. Et tänane inimene nagu vajab võib-olla, kui ta ei ole kasvanud üles võib-olla sellises selles kultuuriruumis järjepidevalt, eks ole, et ta on nagu olnud teises, siis ta vajab kõnetust selles keeles. See on sama Luteri mõte, et evangeelium igaühele omas keeles. Et sellepärast see on nagu olnud võib-olla traditsioonilise kiriku tegemata jäänud töö, et on olemas vabakirik. Aga vabandust, me oleme olemas, eks ole, ja võib-olla homme on midagi muud, eks ole, et see kõik ju nagu vorm ei ole niivõrd oluline, kui oluline on sisu. Et jumal annaks, et oleks sisu. Ja mulle tundub, et grusiinidel nad on säilitanud selle oma sisu. Et nad on grusiinid. Jah. Et kui palju, vaata, kui sa mõtledki siis välis-Eesti kogukonna peale. Nii? Et minu teada vist on... Nad on rohkem eestlased kui meie. Mitu eestikeelset kogudust on alles jäänud? No võt, see on nüüd teine küsimus. Et siis kas nad olid rohkem, kas nad on rohkem Need vanad olid. Jaa, selge. Aga see ei ole kandunud edasi. Ei ole, jah. Eks see on nagu läinud kaotsi. Miks ta on siis kaotsi läinud? No jah. Ega see on, vaata, meil on nagu suhted olnud selle, ütleme, slaavi kogudustega ka, ütleme, Ameerikas on ju. Eks nad samamoodi lahustuvad seal ära vist. Jaa, aga eks see siis nad peab olema midagi rohkemat kui lihtsalt keele kandmine. No jah. Peab olema mingi vaimsus, eks ole, mis nagu hoiab siis selle asja koos. No see saab olla ainult juutidel. Vaata. See rahvas on olnud laiali üle ilma. Ja praegu on neil seal keerulised ajad ka on ju. Aga nemad tulid üle, ma ei tea kaua nad olid, üle ilma laiali ja tulid kokku. Paar tuhat aastat, eks ole, rohkemgi veel oma riigita. Jah, vot see on see nagu, nende nagu siukene fenomen on ju, mida piibel on meile rääkinud ka, et see on, me oleme natuke teistsugused jälle. Jaa, aga ma ütlen ikkagi, et see Armeenia ja Gruusial on nagu see kristlik nagu see taust või see juur, millele nad nagu toetuvad ja nad ei häbene seda. Isegi nõukogude ajal ei häbenenud, eks ole. Et miks meil täna vabas Eestis me häbeneme, et meil esimene raamatukogu oli Oleviste kirikus. Miks me häbeneme, et esimesed paar sajandit, kõik see, mis trükiti, oli vaimulik kirjandus. Ja kirjakeel ja kõik on tulnud ja sealt. Ja kõik on sealt lähtunud, et ei olnud siis kriminull või mingi ajaviite romaan. Me kuidagi nagu häbeneme seda juurt, kus me tuleme. Meil ei ole midagi häbeneda. Jah, Eesti rahvuslik ärkamine on ka nende juurtega. See on kõik vaimuliku juure peal. Ja võib-olla oleks aeg nagu hinnata seda, mis meil on. Just. Ja tänada Jumalat selle eest. Nii, sellega me vist oma jutud täna siin lõpetame, on ju. On veel paar midagi
lõppsõna või mis iganes. et ärge siis unustage, teeme kõik oma parima, et Valter saaks Gruusiasse. Aga sinna saab lennukiga, jah? Mööda maad võid ka minna, aga see võtab rohkem aega, et see... Kas Gruusias olid lennuväljad, töötasid, on ju? Kõik töötasid. Läksid siit Läksid, Lätti tulid. Ja siis Lätist lennukiga? Mina läksin Tallinnast Istanbulist Batumi. No võt, jah, igasugused võimalusi on. Aga ärge seda Allani juttu nii tõsiselt... Ärge seda ainult ära unustage. Et siis võib-olla sa lisaks lõpuks oma kontoarve või midagi, et kuhu saab reaalse toetuse teha. Ei, meie arved on kõik avalikult olemas. See ei ole probleem. Siis kirjutage taha Gruusia Gruusiks. Jah. No Gruusias asjad nähtavasti praegu minu arust seal asjad liiguvad normaalses suunas edasi praegu. Häda midagi. Ma arvan, et nad ei taha ka, neid tahetakse ikka, mina olen nii aru saanud, neid tahetakse ka sinna sõtta ajada. Venemaaga sõtta, see ei ole nende üldse rahvuslik huvi. Meie ei lähe kuhugi. Meil ka ei ole. Meie ei lähe kuhugi sõtta, me kaevame kraavi ümber Eesti ja me oleme kaitstud, et kui sa vaatad viimased uudised, eks ole, et siis... Just. No nii palju siis kogu sellest Gruusiast ja ilmaelust üldse praegu, momendil, kui me oleme siin mandril kuskil ühes ilusas paigas. Kohe hakkab Risto Johannese sünnipäev. Jah, jaanipäev ja see pilt, nagu meil siin, nagu te näete, ta on segatud selle välisvalgusega, sellepärast meie näod on, nüüd te näete, milline on Allani nägu seal. See on juba püha sära niimoodi. Just. Aga nii, et olge väga õnnistatud ja kohtume jälle kuskil. Aamen.